Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on meil siin käsil üks vägagi beebiteemaline video, sellepärast et minul on jooksmas 37. rasedusnädal, mis tähendab seda, et on viimane aeg kokku pakkida oma haiglakott, mida ma eelmine kord teha ei jõudnud. Seega jubet, et seekord ma panustasin oma aega ja energiat sellesse rohkem. Ma ise vaatasin mõni aeg tagasi Ninelli videot, kes tegi eelmine suvi haiglakoti pakkimise video. Ta pani sinna listi oma asjadega, mis ta kasutas ja see oli lihtsalt super helpful. Nii et ma loodan, et ka keegi saab siit äkki abi sellest, kuidas ma oma listi kokku panin. Ma panen siia videole descriptionisse siis kõik asjad kirja, mis mina pean vajalikuks oma haiglakottis kaasa võtta. Ja saate siis ka äkki natukene šnitti võtta sealt, sest et seda infot on tohutult palju. Inimeste vajadused on väga erinevad, soovid on väga erinevad, aga sellised nagu baasasjad on ikkagi enamasti kõikidel samad. Ja on hea, kui silme ees on see list olemas. Aga enne seda, kui me hakkame beebikotti pakkima kõiki need asjadega, mis mul siin on valmis, siis me vaatame üle meie beebinurga, mis on nüüd ka valmis. Ja kui sul on ka kodus näiteks väike magamistuba, siis saad äkki ka ideid, et kuidas paigutada beebiriideid, kui sul ei ole võimalik magamistuppa panna lisakummutit, mis teha ilma mähkimisaluseta, kuidas ja kus siis beebit mähkida, kus hoida kogu seda pisinodi, mis läheb beebi hooldamiseks alguses vaja. Nii et vaatame need asjad kõik kõigepealt üle. Ma tunnen, et mul on nagu esimene versus nüüd teine kord natukene rohkem endal ka teadmisi ja eelistusi, et kuidas mulle meeldis asju teha. Ja selle järgi ma olengi siis selle meie beebinurga kõik nii-öelda siin kuude jooksul kokku pannud. Nii et sukeldume esimese asjana meie beebinurka. Kõige esimese asjana panime siis paika endale toanurka beebikeskusest Troll Lukas võrevoodi ja mulle endale just meeldivad võrevoodid, mitte vooditaskud, sest et võrekat saab kauem kasutada ja ülejäänud detailid on suht enam-vähem kõik IKEA-st. Siis voodisse olen ma valmis pannud voodilina ja magamiskoti, sellepärast et beebid magavad magamiskotiga, mitte tekiga. Ja siia voodinurka olen pannud valmis ka juba natukene selliseid väikseid marli lapikesi nii-öelda, millega on siis hea piima kokku tõmmata ja mida iganes peaks öösel tekkima. Hästi hea on tuppa panna valmis ka selline öölambike, tuluke. Ma ei ole küll praegu kindel, kui efektiivne see on. Eelmine kord me kasutasime soolalampi, aga see peaks olema siis liikumise peale natukene põlema minev lamp. Ja siin on siis kogu see nodinurk, mis ma olen valmis pannud. Kuna meil kummuti jaoks ruumi ei olnud, siis me panime nagi ja 2 sellist korvikest. Nii, esimeses korvis on nüüd enamus asjad Benu apteegist tellitud, sest neil oli mingi beebipaki pakkumine, et kui sa ostad piisavalt beebimärgisega tooteid, siis nad saadavad sulle tasuta beebipaki, kus on siis sees juba igasugused need asjad, mida sul on nii kui nii vaja. Siin on siis igast mingid mähkmekreemid, küünetangid ja selline värk. Siis ma ostsin huvi pärast ka neid Piipsi lutte, mis tunduvad väga popid, aga mul on ka mammi vastsündinu lutt olemas. Ja siin mega hunnik marlilapikesi veel, mida öösel haarata. Nii, kuna meil kummutit ei mahtunud, siis ma ostsin IKEA-st 4 sellist korvikest, kuhu sisse ma siis jaotasin ära kõik beebiriided kuni suuruseni 62 ja panin need lihtsalt praegu enda kappi. Ja siis üks selline toode, mis ma tean, et paljud ei pea vajalikuks, aga meile oli sellest väga palju kasu. See on siis mähkmekonteiner, mis seisab ka siin voodi nurgas. Ja siin voodi otsas on mul siis lihtsalt need nii-öelda esmatarbeasjad ehk siis mähkmed, niiskad salfakad ja kuna mulle mähkimisalust kasutada ei meeldinud eelmine kord, siis ma kasutan lihtsalt aluslinasid, mida on meil hulgim kogutud, sest aluslinadega saad sa siis mähkida last ükskõik mis pehme pinna peal sa ise tahad. No nii, nüüd kui kogu selle beebinurgandusega on meil ühel pool, siis hakkame pakkima haiglakotti. Ja
siin on kindlasti mingid sellised asju, mis on lihtsalt mu enda eelistus, mida ma tahan kaasa võtta, mis on nagu mugavustooted, aga on ka baasesemeid, mida ilmselt läheb kõigil vaja. Ja loomulikult on see ka haiglate lõikes erinev. Eelmisest korrast ma võin ka öelda seda, et isegi kui sa lähed täiesti 2 kätt taskus, nii et sa ei jõuagi oma haiglakotti kokku pakkida, siis sellest ei ole ka mitte midagi hullu, sest et sa saad ikkagi tegelikult kõik sellised esmatarbe ja vajalikud asjad ka sealt koha pealt, mida sa siis näiteks ei jõua kodust kaasa haarata, kui see minek peaks olema ootamatu. Ma võtan kaasa haiglasse oma spordikoti, ma tükk aega kaalusin, kas võtta kohver või spordikott, aga kuna see käsipagari kohver on reisimisest nii ära retsitud, siis ma lihtsalt võtan selle koti, sest see on natukene värske. Esimese asjana ma pakin siia sisse need asjad, mis on siis mulle endale vajalikud. Ma arvan, et alustamegi kohe siis sellest minu nii-öelda hügieenitarvete kotist. Hea kompaktne on asjad niimoodi kokku panna ja mis mul siis siin põnevat on. Eelmine kord mul ei olnud võrkpükse ja ma kasutasin lihtsalt tavalist puuviljast aluspesu koos suurte sidemetega, sest see on kombo, mida sa paratamatult peale sünnitust pead kasutama. Ehk siis, ma ütleks, võrkpüksid ei ole sellised nagu hädavajalikud, aga samas, kui ma juba sain neid tellida, siis ma ikkagi lisasin need siia tellimusse. Nii et kõigepealt ongi mul siis siin ports neid suuri sidemeid, mis on Molimeedi omad ja võrkpüksid. Sidemeid saab ka haiglast, aga tore on igaks juhuks, kui sul on endal ka need olemas, kui peaks olema mingi emergency. Siis on mul siin kaasas nibukreem ja kompress, mis on ka sellised asjad, paljud ütlevad, et neid ei ole vaja, aga sa ei tea, kui kaua sa haiglas oled ja kuidas sul see imetamisteekond seal alguses läheb, et võib ikkagi olla kehale natukene nagu harjumatu ja raske, seega hea, kui need on olemas. Eelmine kord meie olime näiteks haiglas kokku 4 päeva, et sa ei pruugi üldse saada kohe koju, juhul kui sul juba on seal valus ja on neid asju vaja, nii et kaasa võib ju ikka võtta. Siis mul siin mu kapede karp, mis peab mul niikuinii igal pool kaasas olema. Siis toode, mida ma eelmisest korrast tean, et nii hullult soovitati, mul ei olnud seda. See on siis hõbesprei, mis peaks töötama nii-öelda nagu haavade valu levendajana, ma ei tea. Et seda soovitatakse igal pool kaasa võtta, nii et see on mul siin kotis olemas. Ja ülejäänud asjad on juba täiesti sellised tavalised hügieenitooted, nagu näiteks hambahari, hambapasta, deodorant, näokreem ja siis reisi suuruses Ritchi šampoon, balsam ja juukseõli, sest taaskord sa ei tea, kui kaua sa seal oled ja see esimene pesu peale sünnitust, see on ülimõnus, see on lihtsalt ülimõnus, nii et võta oma lemmikud kaasa ja sa tunned ennast vägagi hästi. Siis mul on siin kaasas ka veel lõhnaõli, mida ma ei tea, kas ma muidugi kavatsen kasutada, aga see on mul alati kotis kaasas. Nii et igaks juhuks ma panen ta siia kotti. Siis sellisest mininotist veel, mul on siin kõrvatropid, sest ma kasutan neid magades. Žilett, vatitikud, paratsetamool ja siis mu enda kõigepeletikurohud, mis on mul ka alati igal pool kotis kaasas, lihtsalt igaks juhuks. Selle kotti paneme nüüd kinni ja mahutame siia spordikotti koos nende suurte sidemetega. Siis mina olen see imelik inimene, kes võtab haiglasse kaasa ka meie asjad, aga lihtsalt sellepärast, et eelmisest korrast on mul meeles, et ma olin ülikaua haiglas, ootasin ülikaua sünnitust. Ma olin seal üksi, mul oli seal täiega igav ja siis lihtsalt selleks, et ennast distractida nendest tuhudest ja asjadest, ma käisin seal duši all, natuke seal puuderdasin ennast. Ma ikkagi võtan need kaasas, siis need on olemas. Siis on mul siin sussid, siis ülioluline asi on kõrrega veepudel, sest et kõrrega veepudelist on sul nii palju mugavam juua kui tavalisest veepudelist ja ma otsisin suht kaua, kust leida nagu täiskasvanutele kõrrega veepudelit, sest igal pool oli ainult laste omad ja mina leidsin siis Rahvaraamatu kingipoest. Lampi astusin sinna sisse ja see oli mega nunni valik. Nii et siis teine ülioluline asi, patsikumm ja juuksehari. Siis loomulikult enda dokumendid ja rasedakaart. Ja veel minu jaoks mega oluline asi AirPodsid
telefonilaadija. Enda riiete peale tuleks mõelda nii palju, et sul on mingisugune riietus, millega sa tahad haiglast ära tulla. Ma arvan, et see võib olla täiesti seesama kleit, mis mul praegu seljas on. Seda on lihtne selga panna, seda on lihtne ära võtta. Ta ei suru kuskilt millegi peale, ta on väga mugav. Ja kuigi eelmisest korrast mäletan ka seda, et ma olin tõesti haiglas enamus aja lihtsalt selle haigla kitliga, sest see oli väga mugav. See võis mustaks minna, aga ma võtan ikkagi kaasa endale ühed mugavad lühikesed püksid, ühe mugava T-särgi, imetamisrinnahoidjad ja puuvillast pesu. Ja siis enda asjadest kõige viimasena väike snäkivalik. Ma võtsin lihtsalt poest ühed tukiküpsised ja 2 müslipatooni. Ja liigume siis edasi beebiasjade juurde, mida tegelikult on suhteliselt vähe, sellepärast et haiglast antakse sulle väga palju asju juba kätte ära, nii et sa ei pea nagu väga midagi ise isegi kaasa võtma, aga beebiasjade jaoks on mul siis samuti siin selline hügieenitarvete kott. Ma panin siia sisse natukene mähkmeid. Muumi saatis mulle väga palju oma mähkmeid ja niiskeid safakaid beebi sünni jaoks. Siin ongi siis ka pakk niiskeid safakaid, mida ma kavatsen kasutada ka enda meigi eemaldamiseks vajadusel. Lisaks on mul siin kotis selline õrn Babee kreem beebidele, küünetangid, sest mina eelistan sünnist saati Nikalasel ka küünte lõikamisel küünetange, mitte kääre. Ja igaks juhuks on mul siin kaasas ka üks Ipsi lutt, et vaadata, kas juba haiglas võiks olla lutti vaja. Ja beebiasjadest siis veel, ma võtan kaasa ühed igaks juhuks riided, kuigi minu meelest beebidele ei läinud riideid väga haiglas vaja, nagu selliseid enda kaasa võetud riideid, aga ma võtan siis ühe sellise podi, sellised püksid. Siis koju toomiseks ma ostsin Polarno Püüretist sellise väikse, mis on siis nii-öelda nagu hõlmik, ehk siis beebidele väga mugav selga panna, väike mütsike ja selline pakk sokke, mida saab kasutada ka neil käte peal, sest nad kipuvad natukene küünistama ennast alguses. Ja lisaks siis selline piimalapike ja üks mõnus pehme tekk. Ja see ongi kõik. Tahaksin teha, kuidas ma selle koti kinni saan, aga kuidagi võib-olla lihtsalt tuleb natukene paremini need asjad siia mahutada. Loodan, et said siit videost äkki natukene aimu, kuidas ka ise oma haiglakotti kokku panna või mõni hea nipp beebi nurgakese jaoks kodus. Ja eks siis näis, millal me uuesti näeme, kas see on juba järgmises videos järgmine nädal või mõne aja pärast. Igatahes aitäh, et sa vaatasid ja näeme ehk juba varsti jälle. Tšau!